Head kolleegid, arvatavasti te olete juba kursis selle kurva uudisega, et meie volikogu esimeest Toomas Vitsutit on tabanud üks raskemaid saatuse lööke, mis olla saab. Ta kaotas oma poja, seetõttu on mõistetav, et teda ei ole täna siin istungit juhatamas. Aga toetagu teda tema leinas teadmine, et meie vähemalt mõttes oleme temaga. Aga siis tänane istung. Kõigepealt palun registreerida nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad anda üle eelnõusid, esineda avaldustega või esitada arupärimisi. Praegu ma ei näe mitte ühtegi sõnavõttu soovi ja tuletan ka veel meelde, et avaldusega saab esineda peale päevakorra ammendumist ja see reegel ei kehti juhul, kui soovitakse üle anda umbusaldusavaldus. Seega küsin meil üle, et ega keegi ei soovi umbusaldusavaldust üle anda. Ei soovita. Nüüd asume tänase päevakorra juurde. Teile välja jagatud päevakorras on 13 punkti. Ma teen ise siin 2 muudatust. Kõigepealt palus selle kalda punkti number 4 viia pärast punkti number 10, ehk siis enne arupärimisi. See on Mustamäe sotsiaalkeskuse nimetuse muutmine. Ja teine muudatus on tänasest päevakorrast välja arvata punkt number 9, ülesande andmine linnavalitsusele Nõmme endise hooldushaigla ehituse kohta. Kas on kellelgi veel muudatusettepanekuid päevakorda? Kui kellelgi ei... Nii, palun. Vabandust. Jaak Juske, palun. Aitäh. Paluks võtta päevakorrapunkt number 12 välja ja lugeda see arupärimine vastatuks. Nii, Aitäh. Vadim Beloprovtsev, palun. Palun siis punkt number 13 edasi lükata järgmisele istungile abilinnapea palvel. Aitäh ja Hanno Matto. Palun edasi lükata abilinnapea Kõlvarti vastus Nõmme noortemaja osas järgmisele volikogule. Nii, aitäh. Sellega meil tänases päevakorras ei ole enam ühtegi arupärimist. Aga panen siis teie ette otsustamisele tänase päevakorra tehtud muudatustega. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Tühistan hääletuse. Palun kontrollida puldi töökõlbulikkust. Kas nüüd on kõik korras? Nii, panen uuesti teie ette otsustamisele tänase päevakorra koos tehtud muudatustega. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Häältega 56 poolt, 1 erapooletu on tänane päevakord kinnitatud. Ja esimene päevakorrapunkt, ülevaade Tallinna noortevolikogu tööst. Ülevaate annab meile noortevolikogu esimees Gea Kruuse. Palun. Ettekandeks on aega 15 minutit, igal volinikul on 2 küsimust ja läbirääkimisi selle punkti juures ei avata. Aitäh teile. Austatud linnavalitsuse liikmed, lugupeetud linnavolikogu liikmed ja head külalised.
Mul on väga kahju sellise kurva noodiga alustada ja minu siiras kahetsus ka härra linnavolikogu esimehele. Minu nimi on Gea Kruuse ning alates eelmise aasta novembrist olen tegutsenud linnavolikogu sisehoovis. Nimelt seal asub noortevolikogu kontor. Olen juhtinud seda 21 noorest koosnevat osaluskogu, mis tegelikult ongi loodud siia samma linnavolikogu juurde, selleks, et anda nõu ja teha ettepanekuid nende teemade osas, mis puudutavad noori, Tallinna noori. Sageli on nõnda, et kiputakse liialt teoritiseerima ja see jõutagi tegudeni. Mõnikord on hoopis nii, et tegutsetakse ilma mõtlemata. Noortevolikogus on nõnda, et meil on esindatud mõlemad. Me mõtleme ja me tegutseme. Selleks meil ongi 2 osa. Meil on poliitika osa ning meil on ürituste osa. Ning need 2 osa on omavahel väga tihedalt seotud. See tähendab seda, et kui me teeme üritusi, näiteks osaluskohvikut, siis me teeme seda selleks, et saada endale poliitilist sisendit. Ma alustaksingi täna nendest üritustest, millega me oleme selle aasta jooksul hakkama saanud. Nendest kõige tähtsamatest just. Sel aastal me tegime natukene ajalugu, sisemist ajalugu. Me saime hakkama sellise üritusega, mis oma mahult oli 40% rohkem kui meie varasem kõige suurem üritus. See tähendab, et selle eelarve oli 1245 €, mis ühe noortevolikogu kohta on peaaegu enne kuulmatu. Ja see näitab seda, et Tallinna noortevolikogu, ma usun, on Eestis üks nendest, kes on kõige kaugemale jõudnud. Selle projekti nimi oli Juventus Revaliendis, mis tähendab ladina keeles Tallinna noored. Ja see koosnes 3 osast. Tallinna linnavolikogu simulatsioon, mis tähendab, et me simuleerisime teid tegelikult. Meil noored olid 6 komisjonis. Igal komisjonil oli oma teema ning linnavolikogu simulatsiooni lõpuks me olime hakkama saanud 6 tegevuskavaga, mis otseselt pakkusid lahendusi nendele probleemidele, mis puudutavad Tallinna noori. Ja neid 6 tegevuskava me ei jätnud lihtsalt lauale, vaid me suundusime ka tegude juurde. 3 nendest komisjonidest said oma rahastuse ja tänu sellele toimus sellel kevadel Tallinna linnahalli koristustalgud. Toimus selline konkurss nagu Linn luuleliseks, kuhu tuli üle 70 luuletuse. Selle eesmärk oli panna need luuletused Tallinna ühistransporti, ehk siis bussidesse, kleepsudena. Ja me loodame seda see aasta veel teha, sest seni ei ole Tallinna Transpordiamet meile veel vastu tulnud, kuid loodame, et nad ükskord tulevad. Lisaks toimus selline üritus nagu Tallinna noorte visiooni konverents, mis rääkis just Tallinna ühistranspordist ja mis on minu meelest üsna ennekuulmatu, et noored tahavad ühistranspordist rääkida. Aga tegelikult seda me tegimegi. Ja selle ürituse lõpuks saime me hakkama sellise memoga, mis koosnebki Tallinna noorte ideedest ja ettepanekutest Tallinna ühistranspordi kohta. Ma usun, et kellel tekib huvi, siis võib minu poole pöörduda ja ma annan ka otse selle memo teile. Umbes aasta tagasi meie naabervalla Viimsi noortevolikogu oli põhimõtteliselt varjusurmas. Ja jaanuaris me tegime nendega koostöölepingu, mis tähendas seda, et aasta jooksul Tallinna linna noortevolikogu aitas nende sisekorda panna paika, aitas teha üritusi ja nüüd on mul hea meel öelda, et nad on uuesti aktiivsed oma valla volikogus. Minu arust on see märkimisväärne, et just Tallinna linna noortevolikogu aitab nüüd teisi Eesti noortevolikogusid. Varem seda ei ole olnud. Me saime hakkama sellise projekti koostamisega nagu Speedwatch, mis tähendab seda, et alates nüüd uues koosseisus, mis meil võetakse vastu novembris, hakkab igal istungil,
kus teie siin kogunete, olema üks noor koos teiega, kes hakkab nüüd siis uurima, vaatama, mis te siin teete. Ja selle eesmärgiks on see, et Tallinna noored just meie esindajate kaudu oleksid rohkem teadlikud sellest, et mis siin toimub. Sest tegelikult olgem ausad, et kui paljud noored siis linnavolikogu istungit vaatavad või jälgivad. Loodame, et see projekt siis parandab seda praegust olukorda. Septembri alguses, alates 9. septembrist, oli Rotermanni kvartalis üleval 6 toaust. Täiesti tavalist toaust. Ja me ei pannud sinna neid lihtsalt niisama, vaid sellepärast, et graffiti on meil siiamaani südames. Ja 6 päeva jooksul Tallinna noored graffiti kunstnikud ja kusjuures üks lisaks veel Tšiilist tegid need toauksed üle graffitiga, mis nagu teate on siiamaani veel illegaalne Tallinnas, kuid millega me nüüd tegeleme 3 aastat. Lisaks sellist 2 väikest ettevõtmist, mis me tegime ära. Me asutasime oma MTÜ, varasemalt 2 aastat me tegime oma projekte teise partnerorganisatsiooni MTÜ-st, mis tähendab seda, et me ei omanud täielikku kontrolli sellele, mida me tegelikult teeme. Ja lisaks tänu Tallinna linnavolikogu kantseleile, keda ma tahaksin tänada, saime oma ruumidele uue kuue, mis tähendab seda, et meie noortevolikogu istungitel ei valva enam seintel meie üle teise organisatsiooni logo, mis oli seal 2 aastat. Ja nüüd ma läheksin poliitiliste teemade juurde. Ekstreemspordi arengukava loomine Tallinnas. Sellega me oleme nüüd tegelenud koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga, just sellepärast, et Tallinnas ei ole ühtset visiooni sellele, mismoodi peaks ekstreemsporti arendama. Ja me loodame, et uus koosseis sellega jätkab ja juba järgmisel aastal meil on olemas ühtne ekstreemspordi arengukava. Me tegime ettepaneku lisada Zebra Tallinna Inglise kolledži ja Tallinna Keskraamatukogu juurde, kus on ristmik Kentmanni teega. See on väga liiklusohtlik, kes on sealt autoga mööda sõitnud, ma usun, et olete, siis te näete praegu, et seal ei ole foori ja seal ei ole ka ülekäigurada. Ehk siis põhimõtteliselt see käib autojuhtide suva järgi, et kas nad lasevad siis need lapsed, kes tulevad koolist üle tee või mitte. Lisaks tegime ettepaneku lisada Ahtri tänavale valgusfoor. Ehk siis me oleme transpordi teemadega tõesti natuke tegelenud see aasta. Nüüd natuke spordi juurde. Me tegime ettepaneku rajada välijõusaalid Harku ja Pirita randa. See on selline asi nagu street workout, mis on noorte seas üsna populaarne praegu ja aina kogub populaarsust. See nimelt toimub vabas õhus ja noored saavadki just sporti teha igasugustel kangidel, teha jõudu, see on põhimõtteliselt jõusport. Ja praegu on selline ainus on Tallinnas Rusalka juures. Lisaks tegime me ettepaneku, et seda Rusalka juures olevat välijõusaali võiks natuke korrastada. Nimelt sealt on mõned instrumendid puudu, näiteks nagu käteronila. Ja praegu me oleme saanud positiivse vastukaja ning see tehakse ära siis kevadel. Meie arvates on Tallinnas õpilasesindused üsna nigelas olukorras. Seda just sellepärast, et noored õpilasesindustes vahetuvad üsna kiiresti. Gümnaasiumis on neil ainult 3 aastat, eks ole. Ja me näeme ette seda, et Tallinna linn peaks pakkuma nendele õpilasesindustele spetsiaalseid peaskoolitusi, mis nagu aitaks välistada seda, et meil lihtsalt õpilasesindus aasta ajaga muutubki varjusurma ohvriks. Lisaks võiks olla õpilasesindustel oma mentorid. Ja praegu me oleme saanud poolthoidu ka Eesti õpilasesinduste liidult sellele tegevusele. Kuna nemad tõesti ei jõua Tallinnas igale poole ja praegu Tallinna õpilasesindused hädasti vajaksid neid spetsiaalkoolitusi. Tegelesime puuetega noortega. Nimelt tegime ettepaneku Tallinna linnavalitsusele kutsuda kokku erivajadustega noorte transpordi ümarlaud. Seda just sellepärast, et viimase 2 aasta jooksul
on meil õhus rippunud see küsimus, et kas puuetega noortel on piisavalt kerge Tallinnas liigelda. Kas oleks vaja teha kergemaks ligipääsu invataksole? Loodame, et see ümarlaud kutsutakse siis kokku. Tasuta ühistransport tudengitele. Nagu te teate, siis õpilased saavad praegu Tallinnas liigelda tasuta, olgu nad siis Tallinna noored või siis väljaspoolt. Me usume ka, et tudengitel oleks seda vaja, eriti arvestades seda seadust, mis praegu neile kehtib. Neil on vaja väga tugevasti õppida ja tihti ei jõua selle kõrvalt tööl käia, et seda raha siis saada, et siin Tallinnas liigelda. See oleks väga suur vastutulek nendele noortele. Hetkel on see teema arengufaasis. Meil on arutelud Tallinna ülikoolidega. Prügi sorteerimine koolides. Et kas siis Tallinna koolides praegu prügi sorteeritagi? Ütleme nii, et enamikes koolides seda ei tehta. Oma koosseisu alguses me saime kokku Keskkonnaameti spetsialistidega, samuti abilinnapeaga. Ning nemad seda väga toetasid ning loodame, et selline tähtis kasvulava noortele saab ka prügikastid, kuhu saaks prügi sorteerida ja need noored saaksid keskkonnateadlikumaks. Lasnamäel on selline tore park nagu Vormsi park. Aga probleem on selles, et eelmine aasta, kui me tegime ettepaneku see park korrastada, siis seda päris ära ei korrastatud. Ja see aasta me tegime uue ettepaneku, et lisada sinna parki ka pingid, sest praegu nendel peredel ja nendel noortel, kes sealt pargist läbi lähevad, ei ole kusagil istuda. On küll seal paar pirki selle korvpalliplatsi juures, kuid need on mõeldud korvpalluritele. Koosseisu alguses meil oli selline natukene emotsioone tekitav teema nagu hilisemad ühistranspordi väljumused Tallinnas. See jõudis ka meediasse ja ütleme nii, et praegu linn on meile öelnud nii, et vaadatakse üle graafikud ja vastavalt sellele, kas siis tõesti on vajadus, tehakse mõned liinid siis hilisemate väljumistega. Aga eks see väga oleneb ka rahast. Meil oli selline tore asi nagu transpordikomisjon terve selle aasta noortevolikogus ja nemad tulid välja järgmiste ideedega. Ja need on ka teatud mõttes justkui punktid, kus areneda ühistranspordil. Esimeseks, idee luua ja tellida netirakendus, mis teavitaks muutustest ajagraafikus. Teiseks, luua bussidesse nupud, mille abil saaks kohe teavitada, kui buss vajab kohest puhastamist, näiteks kui keegi oksendab bussi. Kolmandaks, buss võiks olla atraktiivsem, bussis võiks olla rohkem kultuuri ja miks mitte just ei võiks olla need luuletused, mis on noorte oma tehtud. Varasemalt on selline asi tegelikult Tallinnas ka olnud ja me tõesti tahaksime, et see tuleks uuesti. Neljandaks, me usume, et küttesüsteemid bussist tuleks üle vaadata, sellepärast vahepeal on need kütte tõesti nii maksimumile täitsa keeratud, et lausa surm on seal bussis liikuda, eks ole. Viiendaks võiksid olla korravalvurid riskifaktoritega liinidel. See on nüüd selline soovitatav asi, et kuidas raha on. Kuuendaks peaks kontrollima bussijuhtide keelelist taset. Ehk siis praegu on tulnud ette seda, et tahad osta piletit, aga tõesti bussijuht eesti keelest aru ei saa. Ja viimaseks, ühistranspordis võiks olla Wi-Fi. Ehk siis kui me räägime, et me oleme e-riik, siis miks mitte just nendel inimestel, kes sõidavad ühistranspordiga, ei võiks olla võimalus kasutada Wi-Fit. Ma usun, et see oleks asi, mis tooks meile ka väga palju tunnustust. Tallinna linna noortevolikogu on otsustanud see aasta võtta ka ette midagi natuke laiemat. Nimelt ühiskonnatunnid. Me usume, et ühiskonnatunnid ei ole piisavalt praktilised. Ja praegu, kui noor lõpetab gümnaasiumi, siis tegelikult tal ei ole väga suurt aru saama, et mis need poliitikud siis teevad. Õigemini, mis teie siin teete? Neil ausalt öeldes nad ei tea seda. Me usume, et Tallinna linnal
oleks võimalus toetada seda, et Tallinna koolides oleksid praktilisemad ühiskonnatunnid. Näiteks spetsialistid, poliitikud võiks käia tunnides rääkimas. Need koolid, kes on seda teinud, on saanud juba positiivset vastukäja noortelt. Ning viimaseks üks tähtsam teema kindlasti, mis teid väga palju puudutab. Nimelt aktiivse valimisea langetamine kohaliku omavalitsuse tasemel 16. eluaastale. Ma usun, et te olete sellest kõik kuulnud. Tallinna linnavolikogu arutas seda just sellepärast, et Eesti Noorteühenduste Liit on meie katusorganisatsioon ning me esindame pealinna noori. Noortevolikogu tegi sel teemal debatti. Meil oli esindatud mõlemad pooled, nii vastu kui ka poolt pooled. Oli väga tugev argumentatsioon ning lõpuks hääletus. Ning noortevolikogu enamus hääletuse tulemus oli see, et noortevolikogu on selle ettepaneku poolt. Aitäh! Nii, aitäh ettekandjale. See oli väga põhjalik ettekanne, aga teil on ka küsimusi. Kolleeg Ivi Eenmaa, palun. Ma tänan. Lugupeetud Gea Kruuse, rääkige palun, kas teie Tallinna noortevolikogu on samamoodi 79 liikmeline, nagu on Tallinna linnavolikogu, ja teiseks, mis on tema poliitiline koosseis ja jagunemine või on ainult keskerakondlikud noored seal? Aitäh! Tänan küsimuse eest. Esiteks, meid ei ole nii palju, kui teilt on. Ehk siis me ei suuda nii palju poliitilisi teemasid läbi võtta, kui teie siin suudate kuu ajaga, eks ole, meil on see aasta kohta. Meid on 21 tükki, 7 õpilast, 7 üliõpilast ja 7 noorteühenduste esindajat. Mina näiteks olen noorteühenduse esindaja. Noortevolikogu on neutraalne organisatsioon ja meil on selline nüüd traditsioon, ma loodan, et see saab traditsiooniks sellest aastast, et juhatuse esimees on apoliitiline. Mina näiteks olen apoliitiline, ma ei ole kunagi kuulnud ega ei kavatse veel lähitulevikus kuuluda ühtegi erakonda ega selle noortekogusse. Meie noortevolikogus on iga aasta täiesti erinevalt poliitilisi noori. See oleneb sellest, kes saab sisse. Praegu on meil näiteks Reformierakonna noortekogu 3 juhatuse liiget. Ja meil on ka Keskerakonnast noori, aga iga aasta see on erinev ja meie püüdleme selle poole, et meil oleks kõik maailmavaated esindatud. Aitäh! Aitäh! Maris Sild, palun! Aitäh, Gea! Mul on väga hea meel, et see aasta on tõesti väga tegus olnud noortevolikogul ja mulle tundub, et aina paremaks läheb. Et ma küsiks võib-olla seda, et millist koostööd noortevolikogu ootab eelkõige siis linnavolikogu poole pealt, et mida te tahaksite meile südamele panna siis järgnevaks koosseisuks? Suur tänu küsimuse eest. Praegu me oleme väga suured tänuvõlglased, ma arvan, teie ees sellepärast, et meil on õigus hääleõiguslikult kuuluda Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni, nimelt mina olen seal, esindan Tallinna noori. Ja ma loodan, et nüüd lähitulevikus saab see võimalus olla ka ühel noorel näiteks kuuluda sotsiaalküsimustega tegelevasse komisjoni. Ma usun, et see oleks suur samm edasi sellesse, et linnavolikogus oleks noorte hääl rohkem esindatud. Aitäh, Jaak Juske, palun. Hea ettekandja, et mul oli omal ajal au esitada esimest korda linnavolikogus noortevolikogu põhimääruse eelnõu, et ma tänan väga hea ettekande eest. Aga tahtsin seda küsida, et meil siin suures volikogus on iga aasta peamine teema ja vaidlusi tekitav eelnõu linna eelarve, kõige olulisem eelnõu. Ja praegu teatavasti linnavalitsus koostab järgmise aasta Tallinna eelarve eelnõud. Kas ka noortevolikogu on sellesse protsessi kaasatud? Aitäh! Suur tänu küsimuse eest. Tallinna linna sihtrahastus noortevolikogule on hetkel 5000 eurot. See on nimelt Tallinna spordi- ja noorsooameti alt. Ja järgmisesse aastasse on planeeritud see sama summa, samuti Tallinna spordi- ja noorsootööameti alt. Ja ma kindlasti tahaksin öelda seda, et kui see 5000 eurot on meil rohkem niimoodi koolituste ja sellise sisemise arengu jaoks, samuti natuke üritustele, siis me enamasti kirjutame projektitaotluseid selleks, et saada neid
projekti läbiviimiseks kuluvaid summasid ja hetkel ma usun, et see toimib ja saame hakkama. Aitäh. Kolleeg Ants Leemets, palun küsimus. Ja lugupeetud Gea Kruuse, te tegite päris hea ettekande ja te võiksite olla vabalt volikogu liige, et ei lugenud maha, vaid rääkisite niimoodi arusaadavalt, aga see selleks, et küsimus, et te tegite linnahalli korda, et kuidas tundub noortevolikogule, kas selline olukord, kus Tallinna mereäärne piirkond on räämas ja linnahall kui kõige suurem objekt, et kas see nagu meie au pihta veidi ei käi, et me ei suuda seda korda teha või kuidas teile tundub? Suur tänu küsimuse eest. Jah, Tallinna linna noortevolikogu korraldas seal koristustalgud ja me ausalt öeldes ei suutnud seda kõike mastaapset ehitist korda teha selles mõttes, et see on ikka veel räämas, eks ole. Aga me korjasime seal prügi ja saime tõesti väga palju prügi sealt, et ka see on, eks ole, tegu. Tõesti väga kahju on sellest, et Tallinna linnahall on ikka veel räämas ja veel palju aastaid ei ole suutnud leida endale seda funktsiooni. Ja see on täiesti mõistetav, sest see on ju tegelikult väga problemaatiline koht. See on väga hiiglaslik ja see on ju ka ju kaitsemälestiste hulgas. Ehk siis, ja meie noored ei oska nüüd kohe seda aastaid kestnud suurele probleemile, mida väga paljud poliitikud ei suuda ära lahendada, siis sellist ühtset vastust anda. Küll aga meie ridadest on käinud üle see mõte, et kui see praegu seisab tõesti siis niimoodi räämas, siis võiks ju midagi selle parandamiseks ette võtta. Ja kuna meil on supergraafika väga südames ja see nagunii on nii-öelda vandaalitsetud ja selline koht, eks ole, ei ole seal väga ilusad sõnumid peal kirjas, siis miks mitte ka siin mõne suure aktsiooni korras teha selline kultuurikoht, kui inimesed läheksid vaatama, tuleks kas või teistest riikidest ja vaataks, vot see on kunst, vot see on graffiti, vot see on see. Aitäh. Kolleeg Kairi Uustund, palun küsimus. Aitäh väga hea ettekande eest. Tõesti nauditav kuulda, et te olete väga tegusad. Mina ise, kes ma olin 16 aastat tagasi, valiti mind Kuressaare linna noortevolikogu esimeheks, siis te olete tükk maad tegusamad, kui meie tollel oskasime olla. Aga minu küsimus, et teie tegevuskavast või nii-öelda punktidest, mida te olete arutanud, puudutanud, ettepanekuid teinud, väga paljud puudutasid transporti või tegelikult ma isegi ütleks, kas ohutut koju jõudmist näiteks, turvalisemad koduteed. Et kas te olete saanud ka neid vastuseid oma ettepanekutele, näiteks Ahtri tänava valgusfoor või see zebra tekitamine siin raamatukogu juurde? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Selle Ahtri tänava valgusfoori juures tuli see vastus, et finantsiliselt see ei ole hetkel võimalik, aga nad võtavad selle teadmiseks ja nad on ka teadlikud, et tegemist on probleemiga. Nüüd selle zebra kohta Tallinna Inglise kolledži ja Tallinna Keskraamatukogu juures oleval ristil tuli selline vastus, et jah, see on väga liiklusohtlik koht, aga nad ei näe ka hetkel, et siin oleks võimalik seda kohta kuidagi parandada. Sest et kui sinna panna valgusfoor või midagi sellist, siis see oluliselt häiriks Tallinna ühistransporditööd. Aga nad on teadlikud, et see on liiklusohtlik koht ja sinna tuleb midagi ette võtta sellega. Aitäh. Jaak Juske, teine küsimus, palun. Aitäh. Hea Gead, ma tahtsin oma esimest küsimust täpsustada. See on väga rõõm kuulda, et linn annab teile ka tegevustoetust järgmine aasta 5000 euri. Aga ma tahtsin küsida, et kas linnavalitsus on noortevolikoguga laiemalt kaasanud järgmise aasta eelarveprotsessi, et kas on teiega arutatud, milliseid näiteks noorte algatusi, tegevusi võiks rahastada järgmise aasta eelarvest või võiks senist rahastust suurendada? Kas sellist kaasatust on olnud? Aitäh küsimuse eest. Ei, seda ei ole tehtud. Kolleeg Hanna Matto, palun. Aitäh, hea ettekandja. Tallinna noortevolikogu oma senises koosseisus on teinud mitmeid häid ettepanekuid Tallinna linnale. Aga nüüd napi 1,5 kuu jooksul, mis võib-olla veel noortekogul selles koosseisus on jäänud tööd teha. Millised oleks need 3 kõige tähtsamat asja, mida te sooviksite, et Tallinna linn veel teeks lähiajal ära? Aitäh. Suur tänu küsimuse eest.
Nagu te kuulsite, siis me oleme teinud väga palju ettepanekuid ja tegelikult minu kõige suurem soov olekski see, et me saaksime panna nendele sulle ilusa rasvase punkti taha. Aitäh. Ja aitäh. Kolleeg Külli Urb, palun küsimus. Lugupeetud ettekandja, mul on väga hea meel, et volikogus olete arutanud ka erivajadustega noorte probleeme. Ja minu küsimus ongi selline, et kas te näete ka edaspidi võimalust puuetega noorte temaatikat ja nende eluvaldkondi arutada ja mis võib-olla oleks üks teema, mida võiks seal esile tuua? Aitäh küsimuse eest. Jah, ma usun, et seda temaatikat meil tuleb, sellepärast, et puuetega noored kahjuks tõesti meie seas neid on ja nendega tuleb väga arvestada. Ma ei oska täpselt öelda, mis need teemad võiksid tulla, sest ausalt öeldes praegu peale selle transpordi küsimuse meieni ei ole väga suuri probleeme jõudnud. Ma loodan, et kui Tallinna linn võtab ette selle transporditeemalise ümarlaua ja sinna on kaasatud need spetsialistid, siis võib-olla ka seal tulevad juurde mõned probleemid päevavalgele, mida oleks vaja veel lahendada. Aitäh. Kolleeg Maris Silt, teine küsimus. Aitäh. Kunagi oli arutlusel see, et noortevolikogu liikmeid tuleks kaasata rohkem ka linnaosa tasandil, et näiteks halduskogude komisjonidesse. Et kas ja kuidas on vahepeal see teema edasi liikunud või kuidas sellega on praeguseks? Aitäh küsimuse eest. Selle koosseisu jooksul ausalt öeldes me ei ole sellega oluliselt tegelenud, küll aga me näeme seda, et linnaosadele tuleb rõhku panna ja just nimelt sellepärast praegu oktoobri lõpus toimuvadki linnaosades ümarlauad. Et ma loodan, et vähemalt see on üks viis, kuidas me saame linnaosades kohal olla. Ja ma ei välista ka seda, et järgmised koosseisud just tegelevad selle küsimusega, mida Maris esitas. Aitäh. Kolleeg Juku-Kalle Rait, palun küsimus. Aitüma, aitäh hea ettekande eest. Tulen korraks tagasi linnahalli juurde. Minu meelest ütlesid sa välja väga hea mõtte, et see suhteliselt jõledas olukorras linnahall, et miks mitte tõepoolest teha sellest mingi koht, kus inimesed saavad kunsti moodi graffitit rakendada ja ma arvan, mitte ainult noored, meil on küllalt ka tippkunstnike, kes sellest hea meelega osa võtaksid. Kas see mõte on teil kusagil ka mingi projekti kujul olemas ja kui ei ole, siis äkki oleks võimalik see toime panna mingite kunstnikega, kunstiorganisatsioonidega koos, et see näiteks siia samma saali satutada? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Tõesti, see idee on meil nii-öelda idanemas ja ausalt öeldes tegemist on niivõrd suure projektiga, et selle korraldamine võtab aega vähemalt aasta. Ja ma ei ole üldse kindel, kas me seda saaksime teha ka ainult Eesti kunstnikega. Võib olla täiesti võimalik, et see peaks olema rahvusvaheline asi. Ja nüüd olukorras, kus me tõesti ei tea, mis linnahallist saama hakkab, oletame näiteks, et see lammutatakse, oletame. Siis miks mitte, siis ei ole ju üldse paha, et tõesti see kunstigraffiti seal oleks nii kaua, see ei tee kellegile liiga. Samas, kui selle leitakse mingi teine funktsioon, siis jällegi, kellelegi ei tee see liiga. Et tõesti me tegeleme sellega ja ma loodan, et varsti saate sellest uuesti kuulda. Kolleeg Tarmo Kruusimäe, palun küsimus. Tänan. Hea ettekandja, te puudutasite vanu valimishea langetamist, et kui praegusel hetkel kõige passiivsem valijaskond on 18–25, siis kuhu maale me peaksime valimishea langetama, et see segment hakkaks osalema valimistel, kas see on 5-10? Suur tänu küsimuse eest. Tõesti, ka meie debattitul tuli see välja, et praegu 18–25 on selline iga, kus noored ei tihka väga valima minna. Ja praegu ka meil oli üks argumentides see, et võib-olla peaks just selle valimiskonnaga enne tööd tegema, enne kui me hakkame valimisi ka langetama. Samas ma ei usu, et see ka kellegile liiga teeks, kui nüüd valimisi ka 16. eluaastale langetatakse. Siiski ma usun, et just aktiivne töö nendega ja aktiivne kaasamine ja näitamine see, et need noored on olulised ja tuua neid poliitikale lähemale
just see aitaks seda probleemi leevendada. Ma ei usu, et see, et nüüd 5-aastased saaksid hääletada, seda probleemi lahendaks. Aitäh! Aitäh! Kolleeg Õnne Pillak, palun küsimus. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Kõigepealt ma tahan kiita noortevolikogu selle eest, et kui ma vaatan neid teemasid, millega te täna tegelete, siis see spekter on läinud väga laiaks, et need on tõesti sellised igapäevased, elementaarsed valdkonnad, millega noored nii ehk naa kokku puutuvad. Aga ühe vanema teema juurde tagasi tulles, et teie eelkäija Vladimir Svet, kui ta käis siin ettekannet tegemas, siis teemaks oli ka noorte huviharidus ja selle rahastamine, eelkõige just erahuviala koolide teemal. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis noortevolikogu on ka teinud ettepanekuid linnavalitsusele sellel teemal, et kas te täna veel tegelete selle teemaga ja kuidas te näete, kas erahuviala koolide toetamine siis linna poolt tuleks taastada või ei? Aitäh! Suur tänu küsimuse eest. Sellel koosseisul ei ole erahuvikoolide kohta otsust, ehk siis kehtivad kõik need, mida on eelmised koosseisud teinud. Sel aastal ka meie hariduskomisjon ei käsitlenud seda teemat. Ehk siis siiamaani kehtib see, mida Vladimir Svet käsitles paremalt. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, teine küsimus, palun. Tänan, hea ettekandja, kui te nüüd linnahalli ümbruses saite korda, et kas noortevolikogul on võimu ja ütleme tahtmist Paul Kerese mälestusmärk Hariduse tänava ja Pärnu maantee nurgal teha kui oluline linna kultuurimälestusmärk? Aitäh! Suur tänu küsimuse eest. Noortevolikogu peamine eesmärk on anda linnavolikogule nõu ja teha ettepanekuid, et kahjuks meie peamine eesmärk ei ole koristada. Küll aga ma panen selle endale kõrva taha ja me vaatame üle selle asja. Aitäh! Aitäh! Andres Kollist, palun küsimus. Aitäh hea ettekande eest. Kas tohib küsida, mis parteisse te kuulute? Suur tänu küsimuse eest. Kordan, et ei kuulu ühtegi parteisse. Aitäh! Ja kolleeg Ants Leemets, teine küsimus, palun. Kolleeg Kollist läks veidi segamini ja arvas, et on mõni erakonda kaaslane või teise erakonna esindaja puldis. Et ta lihtsalt unustas aja ära. Aga minu küsimus on see, et mis te arvate, mille taga me nagu oleme, et see on hea idee, et bussides oleks wifi ja ka minu pärast luuletused või midagi taolist. Et kas me oleme raha taga, teie arvates, oleme raha taga, selle taga, et me ei taha seda teha või mille taga? Suur tänu küsimuse eest. Ma usun, et see kõik võtab aega ning ma ei saa kindlasti väita seda, et absoluutselt kõik oleks raha taga. Praegu me ju näeme seda, et Tallinn väga palju investeerib sellesse, et ühistransport areneks ja paraneks. Ma usun, et kõik lihtsalt tuleb oma ajal ja oma järjekorras ning tõesti minus on positiivne usk, et need toredad ideed saavad ehk ka tehtud kord. Aitäh! Aitäh! Kolleeg Õnne Pillak, teine küsimus. Aitäh! Ma küsin ühe teema kohta, mis mulle eriti sümpatiseeris, on prügi sorteerimine koolides. Väga lihtsal põhjusel, kunagi kui ma ise kooli lõpetasin, siis ma olen tegelenud teemaga koolide juures võiks olla prügikastid kõigepealt ka hoovi taga, mitte ainult kooli ukse ees. Ja see oli siuke pikk võitlus ja väga vaevaline võitlus, rohkem said teada, miks seda teha ei saa, kui seda kuidas teha. Et mis te täpsemalt mõtlete või mis see plaan on? Ma saan aru, et erinevad prügikastid, siis, kuhu saaks erinevat sorti prügi panna, aga mis tuleks teha, et jõuaks siis selle eesmärgini? Aitäh! Suur tänu küsimuse eest. Keskkonnaametil on tegelikult selline natukene nagu plaan olemas, et vaikselt mõnede koolidega alustada seda prügi sorteerimist. Meie ettepanek oli see, et igas koridoris peaks olema erineva prügi kohta oma kastid ja siis kindlasti kooli taga, kooli eeskooli juures peaksid olema siis ka just erinevad need konteinerid. Ja siis üks pisikene lisaettepanek oli seal samuti, et näiteks see raha, mis tuleb taaskasutusest, nende prügi äraviimisest, võiks näiteks minna õpilasesinduse eelarvesse. Seega innustaks neid noori rohkem sorteerima. Aitäh! Aitäh! Kolleeg Juku-Kalle Rait, teine küsimus, palun. Aitüma!
pöördun tagasi korraks valimisea langetamise juurde. Minu meelest igavesti mõistlik mõte see 16. Kas teie noortekogust on inimesed pöördunud või ühesõnaga, kui tihedalt te olete selles suhtes ka Riigikogu inimestega rääkinud või kas? Aitäh. Suur tänu küsimuse eest. Selle Riigikogu liikmetega suhtlemisega tegeleb rohkem Eesti Noorteühenduste Liit. Et kuna see ei ole otseselt meie küsimus, kuna see on üleriikline, siis meie ei suunanud väga palju oma ressurssi just selle teema käsitlemisele. Et ma usun, et Eesti Noorteühenduste Liit on seda päris palju teinud. Aitäh. Kolleeg Rein Ratas, palun küsimus. Lugupeetav Gea, aitüma ka minu poolt väga hea ettekande ja samuti senini väga heade antud vastuste eest. Nüüd mitu korda on puudutatud siin teie tegevust ja teie kavatsusi seoses linnahalliga. Aga öelge palun, linnahalli lähedal, natukene lääne pool, paar korda kiviga visata piltlikult, on meie suur ajaloo ja ehitusmälestis rannakaitse patarei näol. Selle objekti osas ei ole meie riigi institutsioonid tihedas koostöös Tallinna linnaga suutnud leida lahendi. Kas võiks soovitada ka teie volikogul selle peale mõelda? Tänan. Suur tänu küsimuse eest ja väga huvitava küsimuse eest. Noortevolikogu tavaliselt käsitleb neid asju, neid teemasid, mis on otseselt noortega seotud. Ja ausalt öeldes me ei ole selle mälestiseni veel päris jõudnud, sest et see ei ole otseselt meiega veel kokku puutunud. Aga ma panen ka selle kõrva taha, nagu ma ennist lubasin, ning vaatame ka selle asja üle. Ehk siis saan teile ükskord vastust anda. Aitäh. Suur aitäh ja rohkem küsimusi teile ei ole. Tänan teid veel kord väga hea ja sisuka ettekande eest. Ja mul on hea meel, et noortevolikogu näol on meil tõeline partner olemas. Tere tulemast kunagi päris volikogusse. Suur tänu. Aga siin me läbirääkimise ei ava, selle küsimuse käsitlus on lõpetatud. Järgmine päevakorrapunkt, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine. Ettekande teeb komisjoni esimees Elmar Johannes Truu, palun. Tänan, lugupeetud volikogu aseesimees, head kolleegid, linnavalitsuse esindaja Eha Võrk ja külalised. Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele paragrahvile 20 ja Tallinna põhimääruse paragrahvile 26 kuulub linnavolikogu ainupädevusse linnavolikogu komisjonide moodustamine, komisjonide koosseisu muutmine ja nende tegemine. Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Reformierakonna fraktsiooni esimehe proua Ivi Eenmaa avalduse, teen ettepaneku arvata komisjoni koosseisust välja linnavolikogu liige Kairi Uustund, mul on väga kahju, et sa lahkud meie komisjonist, ja kinnitada komisjoni liikmeks linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Marit Maripuu. Tore, et tuleb üks tark naine meile juurde komisjoni. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Küsimusi ettekandjale ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna võtta? Sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja panen teie ette otsustamisele sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Häältega 58 poolt, vastu ega erapooletuid ei ole, otsus on vastu võetud.
haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine. Ettekande teeb haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kaja Laanmäe, palun. Lugupeetud volikogu aseesimees, lugupeetud kolleegid, teeme ettepaneku muuta Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu ja kinnitada haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeks Kairi Uustuldi. Palun teid ettepanekut toetada. Kas on küsimusi ettekandjale? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekande eest. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna võtta, sõnavõtusoove ei ole. Aitäh, sulgen läbirääkimised ja panen teie ette otsustamiseks haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Selle poolt oli 68 linnavolinikku, erapooletuid oli 1, vastuhääli ei ole. Otsus on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Kõikide linnaosade reservfondidest 2013. aastal tehtud eraldiste sihtotstarbelise kasutamise ja linna õigusaktidele vastavuse kontroll. Ettekande teeb revisjonikomisjoni esindaja Lauri Laats, palun. Aitäh! Hea volikogu aseesimees, kallid kolleegid. Olen siis teie ees eelnimetatud eelnõuga revisjonikomisjoni poolt. Kontrollisime meie linnaosasi, teatavasti neid on 8. Kontrolli viisime läbi selle aasta märtsis kuni maikuu alguseni, ehk siis täpsemalt olles 06.03. 2014 kuni 06.05. 2014. Mis oli siis kontrollimise eesmärk ja põhiküsimustik? Kontrollimise eesmärgiks oli saada ülevaade, kas linnaosadele reservfondist raha eraldamisel on kinni peetud linnas kehtivast korrast ja kas eraldatud raha on kasutatud sihtpäraselt. Üks kontrollküsimustest, mis oli ka meelega sisse pandud, me küsisime, kas linnaosa reservfondi 2013. aasta eelarvest on kasutatud meediakulude finantseerimiseks teatud põhjustel. 2013 oli meil ju kohaliku omavalitsuse valimised. Kontrollimist juhtis Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Hanna Mata, revisjonikomisjoni liikmed Lauri Laats ja Enno Tamm ning kontrollimisosakonna peaspetsialist Maie Roomere. Mis järeldustele siis jõuti selles suures pikas töös revisjonikomisjonis? Jõuti järeldusele, et taotlused reservfondist raha eraldamiseks olid kõigis linnaosade valitsustes korrektselt vormistatud ja põhjendatud. Reservfondist tehtavad eraldised olid kõik vormistatud linnaosa vanema korraldusega. Samas revisjonikomisjon tegi märkusi ja ettepanekuid. Ja nimelt me palusime, et kontrollitud asutustel tagada, et reservfondi vahendeid ei kasutataks iga-aastaste ürituste rahastamiseks ning võimalusel lisada iga-aastased kulud linna eelarvesse. Milles on siis küsimus? Kontrollimise käigus oli selgelt näha, et osades linnaosades reservfondis tehti eraldisi nendele iga-aastastele üritustele, näiteks Haaberstis on siis Haabersti sügis, Haabersti kevad, et tegelikult on ju need kulutused ja need üritused iga-aastased ja need on prognoositavad ja me revisjonikomisjonis kindlasti ei näe, et nende selliste kulutuste korralduste peale peaks raha eraldatud olema reservfondist, vaid linnaosa peaks ikkagi nägema ette juba oma eelarves põhikuludes. Ja neid näited on tegelikult enamus linnaosade puhul samad, et mingisugused teatud üritused
teatud juba aastate jooksul, mis on toimunud, ja sinna ikkagi püütakse reservfondist raha eraldada. Seda me kindlasti ei vaata hea silmaga. Siis leidis veel revisjonikomisjon, et oma punkt 3. ettepanekutes, et märkida, et kontrollitud ametiasutustes on raha eraldamisel ja kasutamisel järgitud kehtivat korda, mis ma juba ka ennem lugesin teile ette. Kui me tuleme siia otsuse eelnõu juurde, siis on välja toodud 5 punkti, mis ma tahaks teile ette lugeda. Punkt 1. Võtta revisjoni aktis esitatud kontrollimise tulemuse teadmiseks. Punkt 2. Kontrollitud alustel tagada, et reservfondi vahendid ei kasutataks iga-aastase ürituste rahastamiseks ning võimalusel lisada iga-aastased kulud linna eelarvesse. Märkida, et kontrollitud ametiasutustes on raha eraldamisel kasutamise järgitud kehtestatud korda ning eelarvelisi vahendeid on kasutatud sihtpäraselt. Punkt 4. Tallinna linnavolikogu kantselei teha otsus teatavaks Tallinna linnavalitsusele ja punkt 5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest. Ehk siis minu au oli siis revisjonikomisjoni liikmena selle otsuse eelnõu teile ette kanda ja paluks siis toetada. Aitäh ettekandjale, on ka küsimusi. Kolleeg Madis Kübar, palun. Aitäh. Lugupeetud ettekandja, et see küsimus, et miks kasutatakse reservfondi vahendeid iga-aastateks üritusteks, on suhteliselt pikaajaline juba. Et kas akti tehes ka uuriti linnaosa siis valitsustelt või vanematelt, et miks see tendents on nagu endiselt jätkuv ja miks seda pole muudetud? Aitäh! Minu teada ei ole sellist asja uuritud, aga samas ma ei ütleks, et see on nagu läbiv joon kõikides linnaosades. Et siin, kui akti läbi lugeda korralikult, et neid esines 3-4 linnaosas, Haaberstis, Nõmmel, Pirital. Kindlasti see küsimus väärib edasi arutamist, jah? Aitäh! Aitäh! Kolleeg Õnne Pillat, palun küsimus. Aitäh, hea ettekandja! Ma jätkan sama küsimusega, et kas ma saan õigesti aru siis, et komisjon tegelikult neid põhjuseid, miks see raha ei ole planeeritud põhieelarves linnaosas, vaid reservfondist, et tegelikult otseselt ei uuritud, et miks see nii on, lihtsalt tehti ettepanek, et edaspidi võiks olla linnaosa eelarves? Revisjonikomisjon lähtus nendest materjalidest, mis oli esitatud linnaosa poolt. Revisjonikomisjon tegi kontrolli 2013. aasta osas. Meie ülesanne põhieesmärgid on tuvastada asjaolu, nagu me taga tegime, ja anda selles osas oma ettepanekud. Ja see ongi revisjonikomisjoni töö kahjuks antud juhul. Aitäh, Madis Kübar, teine küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandjat, et seda reservfonde on ka varasemalt uuritud ja seesama tendents on olnud läbiv ja loomulikult see tendents on läbiv ka kõikide linnaosade kaupa. Minu küsimus oli tegelikult siis, kui revisjonikomisjoni läbiviijale, revisjoni läbiviijale, kas küsiti ka linnaosa vanematelt, et miks selline tendents on jätkuv, kui planeeritud üritusi, mis toimuvad iga aasta, rahastatakse reservfondist. Aitäh! Aitäh! Nii palju ma küsimust kuulsin, siis küsimuse sisuks oli see, et kas me vestlesime linnaosa vanemaga seoses selle küsimusega, mis puudutab pidevate ürituste jaoks eraldatud reservfondist raha. Selge. Mina isiklikult viibisin Nõmmel, Mustamäel ja Kesklinnas. Ja me vestlesime, mina vestlesin linnaosa vanematega. Põhjus olid erinevaid. Mustamäel ja Nõmmel minu mäletamise järgi sellist olukorda ei olnud. Kesklinnas, kui ma nüüd hästi tuletan meelde,
vist oli. Vestluse käigus nad möönasid tõesti, et need kulud peaksid olema põhikuludes eelarves ja järgmine aasta nad kindlasti vastavalt siis meie soovitustele ka käituvad. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid, palun tõesti saalis vaiksemalt. See, mis te räägite siia ette, tuleb väga hästi kätte ja tõepoolest esineja ei kuule küsimusi. Aga küsimus, Anne Pillak, palun. Aitäh! Mul nüüd natukene jääb arusaamatuks, et kui ma siit seletuskirjast lugesin, et ka Nõmme linna osas olid mõned kulud, sealhulgas ka üritused, mis võiks olla linnaosa eelarves, siis hea kolleeg, sa just vastasid Madis Kübara vastuses, et Nõmmel selliseid probleeme ei olnud. Et kuidas siis nüüd oli ja kas oli ka välja toodud see põhjendus, et miks need on reservist eraldatud kulud, miks need ei ole planeeritud linnaosa põhieelarves? Aitäh! Nagu ma ka mainisin, niimoodi peast ma nagu ei mäleta, aga ma võin korraks läbi lugeda, kui meil aega on. Et ma eeldasin seda, et volinikud ju võiks ka selle aktiga tutvuda ja kindlasti nad on seda teinud ja et põhjendused nad ei andnud, ei andnud põhjendusi, kui on korrektselt vastata. Nii, aitäh ettekandjale, rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised, kes soovib sõna võtta. Sõnavõtusoove ei ole. Lähme otsustamise juurde ja panen teie ette otsustamisele kõikide linnaosade reservfondidest 2013. aastal tehtud eraldiste sihtotstarbelise kasutamise ja linna õigusaktidele vastavuse kontroll. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Aitäh! Poolt 46, erapooletuid 8, leidis eelnõu toetust. Järgmine päevakorrapunkt, Sõpruse puiestee 241, 4 korteri omandi müük. Ettekande teeb abilinnapea Eha Võrk, palun. Aitäh, austatud koosoleku juhataja, lugupeetud volikogu liikmed. Tegemist on siis ettepanek panna müüki enampakkumisel Sõpruse puiestee 241 elamu ja kuna siia on kenasti pandud üles ka skeem, et tegemist on Mustamäel asuva 5-korruselise majaga, kui kellelegi ütleb midagi Liivaku peatus, siis Liivaku peatuses ja siin on ka näha, missugune see maja välja näeb. Nii, ja enampakkumisel siis alghinnaga 46 000 eurot ja see on eksperthinnangu kohaselt ka turuväärtus. Ma palun eelnõu toetada. Aitäh. Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Veel kord tänan kaasettekandja on rahanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko. Palun. Aitäh, austatud esimees, head kolleegid. Rahanduskomisjon selle nädala esmaspäeva istungil arutas käesoleva päevakorrapunkti ning tulemustega 9 poolt 1 oli erapooletu otsuses toetada. Aitäh. Väga vabandan. Teile küsimusi ei ole. Veel kord tänan. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna võtta. Sõnavõtusoove ei ole. Lõpetan läbirääkimised ja panen teie ette otsustamiseks Sõpruse puiestee 241, 4 korteri omandi müük. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Häältega 42 poolt, 6 vastu, erapooletuid 4 on otsus vastu võetud.
Narva maantee 19 murd 21 murd 23 kuni 69 ja Narva maantee 19 murd 21 murd 23 kuni 72 korteriomandite ja Liivalaia tänav 40-181 korteriomandi müük. Jah. Aitäh. Pealkiri oli pikk, ma püüan selle lühemalt kokku võtta, et Narva maanteel siis selles hoones me teame, et seal oli kunagi kodutarve ja nii edasi. Seal on siis 2 korteriomandit, korteriomand 69 ja 72, need mõlemad korteriomandid on omavahel ühendatud ja asuvad siis 2 tasandil, 1. ja 2. korrusel. See on siin juba korra teie ees olnud, enammüügile läinud, enampakkumisele pakkumisi pole mitte ühel korral tulnud, 9 enampakkumist on olnud ja seal on ka veel üürnikud, ent üürilepingud on see, mis on tähtajana, on lõppemas järgmise aasta kevadperioodil. Nii ja nüüd, nii nagu ikka tavaks, kui on mitmed korrad olnud enampakkumine, need on ebaõnnestunud nurjunuks kuulutatud, siis on meil kombeks tulla teie juurde, paluda luba hinda alandada, nii nagu ikka käib, ja uueks hinnaks oleks siis sellel puhul 198 900 eurot ja Liivalaia kinnistuga täpselt samasugune olukord, et enampakkumised on nurjunud ja uus hind oleks 295 500 eurot. See on samuti 25% eelmisest korrast ning Liivalaia tänav 40 kinnistul siis korteriomand 181. See on olnud kasutuseta circa nüüd juba 7 aasta jookseb ja seal üritati leida üürniku, ent see ebaõnnestus, nii et ka see hinna alandamine on siis teie ees, et ma palun eelnõu toetada. Teil on ka küsimusi, kolleeg Ivi Eenmaa, palun. Ma tänan, härra juhataja. Ikkagi, mis see eelmine hind oli siis, et kui on ta 7 korda olnud nagu enam pakkumist ja pole leidnud nii soodsas kohas, nagu on see Narva maantee. Mis on teie isiklik arvamus? Jah, aitäh. Eelmine hind on olnud 262 500. Tõttu öelda 262 500 eurot oli eelmine hind. See, millega ta on senimaani olnud müügis ja mis on korduvalt nurjunud. Aitäh, Tarmo Kruusimäe, palun küsimus. Tänan, hea ettekandja, et minu jaoks on see kummaline, et me müüme praegusel hetkel enampakkumisel korterit, kus on nagu üürnikud sees ja siis meil tuuakse 60 korterit, mis on vaja kõik lihtsalt otsustuskorras maha müüa, sest neid ei saa enam pakkumisele panna, sest seal on kehtiv üürileping sees. Et mis vahe on kehtival üürilepingul ja kehtival üürilepingul? Aitäh! Aitäh! Ühel puhul on siis tegemist ettevõttele üüritud rendile antud ruumidega, teisel puhul on inimeste kodudega olnud. Aitäh, Hanno Matta, palun küsimus. Aitäh, hea ettekandja. Ma küsiks sellist asja, mida siin saalis on ka mitmeid kordi küsitud, et miks on nii, et tegelikult 2 eraldiseisva objekti puhul on nad tõstetud kokku ühte eelnõusse? Aitäh. Siin on tegemist hinna alandamisega ja sellist tava oleme ka varasemalt praktiseerinud ja tõttu öelda müügieelnõudes ma ei mäleta, et me oleks sel teemal diskuteerinud. Meil olid maa munitsipaliseerimised, need, millel me pikalt arutlesime. Aitäh. Aitäh. Kolleeg Toivo Jürgenson, palun küsimus. Aitäh. Ma küll kordan seda vana küsimust, mis oli eelmine kord, kui me arutasime seda Liivalaia asja, et lihtsalt
kas mingeid arenguid ka vahepeal toimunud on kuna on näha, et see tõesti hästi ei sobi kellelegi, ja sellepärast see Jugendtali selts pakkuski, et võiks nagu mingiks avalikuks tarbeks seda hoida või püüda teda arendada, et kas mingid arengud on vahepeal toimunud. Te küll kaudselt juba vist vastasite selle küsimusele, et on otsitud rentnikke ja nii edasi, aga ikkagi, et kas selle Jugendtali seltsi idee peale on mõeldud, ega see selts ei taha seda endale, aga nad lihtsalt leiavad, et nende linna osas võiks see ruum olla või need ruumid olla seal vahekäigus olla avalikus kasutamisel. Aitäh, kui need ruumid oleksid oluliselt väiksemad ja näiteks esimesel korrusel ja paremas seisukorras, ma üldse ei välista, et me sel teemal võiksime rääkida ja diskuteerida, aga antud olukorras see üle 1000 ruutmeetri väga kehvas seisus olevat ruumi, kusjuures keldris paiknevad ka kogu kortermajale kuuluvad torustikud, et see lihtsalt ei ole ilmselgelt ratsionaalne. Aitäh, Tarmo Kruusimäe, palun küsimus. Tänan, kas Narva maantee ruumide rentnik tasub renti korrektselt või mis on see põhjus, et miks neid ruume üritatakse maha müüa, kui nad toovad Tallinna linnale raha sisse? Aitäh. Ühel puhul on siis ajatu rendilepinguga, see tähendabki, et rendileping on seetõttu tähtajatu, et me oleme planeerinud seda müüki, aga et mitte hoida ruume tühjana ja tasuda ise kommunaalkulusid, siis seetõttu on see rendileping seal peal. Ja teine rendileping, nagu ma enne mainisin, on kohe lõppemas, nii et väga loodaks, et enne kui ruumid tühjaks saavad, me saame võõrandatud, ehk et Tallinna linn ei peaks hakkama kandma kommunaalkulusid. Aitäh, Ants Leemets, palun. Mul on üks küsimus, kuidas see korter Tallinna linnale tekkis ja miks me täna müüme? Aitäh. Omal ajal anti Tallinna linnale varad üle, nii nagu kõik varad, mis siin Tallinna linnale kuuluvad, anti üle. Aitäh, rohkem küsimusi teile ei ole. Kaasettekande teeb rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov, palun. Austatud volikogu juhataja, volikogu liikmed, rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ning hääletustulemusega 10 poolt, vastu ei olnud kedagi ja 1 erapooletu otsustas toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh! Aitäh! Paistab, et kolleegidel ei ole teile küsimusi. Veel kord tänan. Avan läbirääkimised. Kolleeg Ants Leemets kõnepuldist, palun. Lugupeetud volikogu juhataja, lugupeetud kolleegid, et meile anti, Tallinna linnale anti korter. Tegelikult me seda korterit ei vajanud, raha me ka nii hästi ei vaja, me nagu müüme ta maha. Ja see suurt plaani ei suudagi nagu avastada. Minu arust praegu Tallinna linnavalitsus otsustab praegu müüa maha vara, eesmärki ta ei ütle, miks ta maha müüb seda. Kui kellelgi teie hulgas siin kuuluks 2 korterit Liivalaias ja Narva maanteel, siis reeglina peaks te olema õnnelikud, teil on vara. Millal te saate kas välja rentida või müüa ja te tunnete ennast suhteliselt jõukana. Linn tunneb ennast varana nii, et issand jumal, et see vara mulle antud, saaks tast lahti. Mina küll ei usu, et Tallinna linnavalitsus üldse aru saab, mismoodi ta linnavaraga käitub ja mina arvan, et vaja on süsteemset lähenemist. Et ikkagi linnavara tuleb nagu tervikpildis vaadata ja siis öelda, miks me teda niimoodi siis müüme. Mina ei oska öelda. Kas üürnikud on halvad, üür on madal, ei tasu ära, parimate kohtade peal korter, väga heas tsoonis, ma saan niimoodi aru, et see Narva maantee ja Liivalaia pole nagu halvas kohas, et mis see printsiip on? Kas see raha läheb jooksvate kulude katteks, mis me teenime müügist? Muidugi läheb. Muidugi läheb jooksvate kulude katteks. Mitte midagi mõistlikku vastu ei tehta. Müüakse vara, mis läheb jooksvate kulude katteks. Kas see on mõistlik, lugupeetud abilinnapea, kes te ainukesena esindate praegu linnavalitsust? See ei ole mõistlik. See on nagu loll tegu. Linnavalitsus teeb nagu lolli otsuseid ja volikogu kiidab heaks.
miks me teeme seda? Ma saan tõesti niimoodi aru, et kõik see linnavara müük, mis tehakse, see pannaksegi mingi fondi, selle asemel siis tehakse midagi. Ei, me paneme jooksvatesse kuludesse. Võib-olla on meil vaja enne valimisi anda välja ajalehe erinumbrid. Äkki selle maja müük läheb siis sinna ajalehe erinumbrisse, ma ei tea. Ühesõnaga, avaldan protesti sellise, iseenesest mul ei ole midagi selle vastu, et müüakse üks või teine korter, aga ma avaldan protesti selle vastu, et linnavalitsusel puudub tervikpildi nägemus ja ta ei juhindu poliitikast, ta juhindub ainult sellest üksikotsest, et see on vaja müüa, me tahame, et meie korterid oleks kõik koos. Ma ei oska öelda, mis see nägemine on, aga minu nägemine on see, et Tallinna linnavaraga ei käituta hästi. Nii et aitäh. Nii, aitäh. Ja palun sõnavõtt kohalt, Lauri Laats. Aitäh. Kindlasti Antsuga oleme ühte meelt selles küsimuses ja ka meie fraktsioon on juba pikemat aega jälginud seda ja samuti oleme nõutud ja ei leia sellist linnavalitsuse kava siis, et mis siis linnavalitsusel tõesti on pikemas perspektiivis varaga plaanis teha ja kui müüakse, et siis mis otstarbeks, me kindlasti ei näe, et see peaks jooksvateks kuludeks minema. Ehk siis igal juhul me ühineme Antsu arvamusega, aitäh. Aitäh, rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja panen teie ette otsustamisele Narva maantee 19, murd 21, murd 23, korter 69 ja Narva maantee 19, murd 21, murd 23, korter 72 korteriomandite ja Liivalaia tänav 40, korter 181, korteriomandi müük. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Häältega 34 poolt, vastu 9, erapooletuid 4, on otsus vastu võetud. Kivila tänav 34, korter 118, korteriomandi müük. Palun abilinnapea Eha Võrk. Austatud koosoleku juhataja, lugupeetud volikogu liikmed. Kivila tänav 34, korteri omand 118. See kuulub eest kostetatavale ja sellel inimesel puuduvad lähedased, seega on Tallinna linn tema eest kostvaks isikuks ja isik ise on sügava puudega, ta viibib Iru hooldekodus. Selle korteri ülalpidamisel on tulnud suured võlad ning on ka selgunud, et see inimene seal kodus ilmselt kunagi ei saa elada ning seetõttu on pöördunud Tallinna linn kohtu poole taotlusega, et seda eestkostatavale isikule kuuluvat vara müüa. See luba ka saadi ning see on ka eesmärk, miks Kivila 34, korter 118 me palume müüki panna ja nagu ikka, tegemist on enampakkumisega. Enampakkumise alginnaks on 39 000 eurot ja see on ka turuhind ja siin skeemil oli enne näha, kus ta paikneb ja siin on näha siis maja fassaadipilt, nii et ma palun eelnõud toetada. Aitäh, teil on ka küsimusi, IVN, ma palun. Ma tänan. Tegelikult Ants Leemets tõstis üles süsteemselt, et ei saa aru, mis toimub. Ma ikkagi tahaksin nagu seda teemat jätkata ja küsida, et miks siis Tallinn müüb, kui teistpidi me oleme ehitanud küll sundüürnikele, küll sotsiaalmajad, mis iganes. Miks te neid selliseid vabaks jäänud pindu ei anna siis hädasolijatele, vaid müüte, et siis pärast, ma ei tea, ehitada või mis iganes. Aitäh! Ja, siin on üsna mitu põhjust. Enamus on majanduslikud, aga üks võib-olla, millest on vähem räägitud, on see, et kui kortermajas,
kus on korteriühistu, kuulub avalikule võimule, näiteks riigile või linnale korteriomand, siis selle korteriomandi peale see korteriühistu, kui tahab näiteks KredExi laenu võtta, et kortermaja korda teha, siis selle peale ta ei saa. Et see on juba ühtepidi ka korteriühistutele vajalik tegu, nii et mida vähem on avalikule võimule kuuluvaid kortereid kortermajades, kus on korteriühistud, seda parem on. Aitäh. Kolleeg Külli Urb, palun küsimus. Mul on selline küsimus, mis otseselt ei ole seotud võib-olla müügiprotsessiga, aga te ütlesite, et tegemist on sügava puudega inimesega ja tekkinud on suured võlad. Kuidas on võimalik, et selline asi on tekkinud, sest et sügava puudega inimesed on ju ikkagi erilise tähelepanu all ja kas on tegemist vana inimesega, et ta kunagi enam nagu hooldekodust välja ei tule? Kuna mul ei ole praegu siin materjale kaasas, mis puudutavad seda inimest, ma tutvusin materjalidega, aga võib-olla Priit, oskad sa mind aidata selle koha pealt? Et eestkostjaks on Lasnamäe linnaosa valitsus ja sotsiaalosakond. No me ei tea, kas sealt tuleb delikaatsed isikuandmed või ei tule. Jah, muidugi, aitäh. Seleta võib-olla lihtsalt põhimõtet. Et siin tulevad delikaatsed isikuandmed, selles suhtes ma ei saa rohkem öelda, et inimene on ja kohtuotsusega on tuvastatud, et ta on pöördumatult seal hooldekodus ja ta on üle 70 vana, et siin nagu pääsu ja pöördamist ei ole enam, ütleme nii. Nii, aitäh, loodan, et vastus oli andmendav. Aitäh ja rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Kaasettekande teeb rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov, palun. Austatud volikogu juhataja, volikogu liikmed, rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja hääletustulemusega 11 poolt, vastu ei oldud ja erapooletuid ka ei oldud. Otsustas toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh! Aitäh kaasettekandjale, teile ei ole küsimusi. Avan läbirääkimised. Kolleeg Hanno Matto, kõne puldist, palun. Hea volikogu juhataja, head kolleegid, linnavalitsuse esindaja, linnarahvas. No sotsiaaldemokraadid ei ole rahul sellega, et linnavara müüakse. Asi pole ju selles, et mõnikord ei tuleks seda teha. Kuid kui linnavara müüakse, siis peab olema teada, mis selle rahaga näiteks tehakse. Üks variant on, et linnavalitsus moodustaks linnavara müügi fondi ja siis me näeksime, kuidas linnavara bilanss selles mõttes on, et kas müüakse, ostetakse või siis on nii nagu täna, et lihtsalt sihitult müüakse ja müügist laekuv tulu kasutatakse ära jooksvateks kuludeks, näiteks Tallinna Televisiooni finantseerimiseks. Seda ei saa lubada. Minul on üleskutse Tallinna linnavalitsusele, et siiski võetaks vastu linnavara valitsemise korrast lähtuv strateegia ja tuldaks sellega volikokku ning iga korteri puhul või iga muu teise objekti puhul, näiteks äripinna või rajatise puhul, oleks teada, mis on need alternatiivid, mis on need erinevad võimalused, et seda linnavara müügist saadavat tulu linna tulevasteks investeeringuteks kasutada. Aitäh! Palun sõnavõtt kohalt, Leonid Mihhailov. Aitäh! Ma tahtsin selgitada lugupeetud volikogu liikmetele, et me oleme vastu võtnud linna eelarve ja üksikud tululiigid ei lähe jooksvateks kuludeks, vaid lähevad eelarve täitmiseks, nii et kõik tulud, mis tulevad erinevate artiklite pealt, lähevad eelarvesse ja sealt lähevad vastavalt meie kinnitatud eelarvele siis kulutamisele, nii et rääkida kuskilt nii üheselt, et just need kulud lähevad jooksvateks kuludeks, ei ole korrektne. Aitäh!
Ja aitäh, rohkem sõnavõtusoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja panen teie ette otsustamisele Kivila tänav 34, korter 118, korteri omandimüük. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 41, vastu 7, erapooletuid 6 on otsus vastu võetud. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele ehitusekspertiisi läbiviimiseks kõikides Tallinna munitsipaallasteaedades. Ettekande teeb linnavolikogu liige Lauri Laats, palun. Aitäh, kallid kolleegid. Olen teie ees siis otsuse eelnõuga, mis puudutab ülesanne andmist Tallinna linnavalitsuse ehitusekspertiisi läbiviimist kõikides Tallinna munitsipaallasteaedades. Siinkohal ma kohe ka ütlen, et ma annan üle ühe muudatusettepaneku ning asendan punkt 1 sõnastuse järgneva sõnastusega. Teha Tallinna linnavalitsuse ülesandeks viia läbi erapooletu ehitusekspertiis kõikides Tallinna munitsipaallasteaedades hiljemalt 2015 aasta detsembriks. Vajaduse korraldab riigihanke ehitusekspertiisi teostaja leidmiseks. See tuleneb sellest, et praegu ongi oktoober ja see aasta ja see ülesande andsime sisse ju suve algul. Ehk siis aeg on kiiresti läinud ja alles praegu saame siis seda punkti ette kanda. Kui ma kandsin seda punkti ette komisjonis, siis komisjoni liikmed oma küsimustega andsid mulle ka uusi mõtteid ja sellest lähtuvalt ma pikendasin seda perioodi, aasta isegi enam. Ja selle küsimuse ma püstitaks sellisel viisil või ülesande, kuna neid lasteaed on päris palju meil, ligikaudu 130, siis ma kindlasti näeks seda, et ehitusekspertiisid, mis on erapooletud, võiksid läbi viidud olla etapiliselt. Esialgu võetakse ette vanemad lasteaed oma siis vanuse poolest ja siis järk-järgult siis uute lasteaedade poole. Uute lasteaedade osas ma kindlasti, mis on ka renoveeritud või siis lähima 5 aasta jooksul ehitatud, me võiksime läbi viia auditi, mitte ehitusekspertiisi, mis hõlmaks seda, et me kontrolliks üle esiteks kliimanorme, kas meie lapsed ikkagi ja õpetajad hingavad head õhku, kindlasti kõike, mis puudutab tehnosüsteeme ja üldiselt sisekliimat. Need oled minu mõtted. Miks ma nagu sooviks, et ehitusekspertiis üldse lasteaedades läbi viiks ja just nimelt erapooletu, siis tegelikult antud juhul ju kõik see informatsioon, mis on tulnud volikokku, on ikkagi tulnud Haridusameti poolt ja ei ole erapooletut arvamust meie lasteaedade seisukohas esitatud. Ja see on põhiküsimus minu jaoks. Kas me lapsed ikkagi käivad turvalistes lasteaedades ja kas nende tervislikku olukord on korras? Palun toetada, aitäh. Nii, aitäh, teile on ka küsimusi. Anto Liivat, palun küsimus. Aitäh. Lisaks laste turvalisusele on sellel ekspertiisil ju ka oma praktiline linnajuhtimisega seonduv pool. Ma saan aru, et täna puudub linnal adekvaatne alus prognoosida, milline võiks olla investeeringu vajadus järgmisel 4-5 aastal ja tegelikult ka ettekujutus juhul, kui peaks olema võimalik Euroopa Liidu struktuurivahendeid lasteasutuste renoveerimiseks, lasteaia kohtade loomiseks kaudselt kasutada, siis täna ei ole meil ka võimalik planeerida nende Euroopa Liidu vahendite kasutusele võtmiseks tarvilikku omafinantseeringut linnaeelarvest, aitäh. Aitäh, väga õiged tähelepanekud ja hea, et hea küsija mainis ära Euroopa struktuurfondid. Ma kindlasti näen ka seda, kui linnavalitsus täna võtaks aja maha ja tutvuks
mu uue ettepanekuga, siis ma kindlasti näen seda, et Euroopa struktuurfondides on võimalik täiesti taotleda raha nende ekspertiiside läbiviimiseks. Ja loomulikult, kui on olemas meil adekvaatne info, vastavalt sellele on võimalik üles ehitada investeeringute kava ja täpselt samamoodi läbi selle investeeringute kava siis Euroopa struktuurfondides taotleda siis lasteaedade renoveerimisele raha. Aitäh! Nii, Anne Pillak, palun küsimus. Aitäh! Minu esimene küsimus puudutab otseselt neid ekspertiise. Lugesin linnavalitsuse põhjendust, miks nad ei toeta seda eelnõud. Argumendid väga tugevad ei olnud, ma pean tunnistama. Kas sa, Lauri, oled kursis sellega, et millal viimati tehti lasteaedadesse ekspertiisid või kui tihti neid üldse lasteaedades tehakse? Aitäh! Selle info kohaselt, mida mina tean, siis ma loodan, et kindlasti on mingisuguseid ekspertiise osaliselt vajaduspõhiselt ka tehtud. Ma seda loodan, ma seda kindlalt ei tea. Ja kui on ilmnenud mingisuguseid probleeme, praegu on ikkagi linnavalitsus lähtunud nendest andmetest, mida on esitanud nendele Haridusameti haldusosakond ja just ongi see küsimus, et kui minu jaoks, kui erapooletu siis kokkuvõttes arvamus on. Aitäh! Aitäh! Rohkem Õnne Pillak. Teine küsimus, palun. Lihtsalt kommentaariks sellele viimasele vastusele, et kui ekspertiise tehakse, siis tegelikult need täitsa on ka erapooletud. Ma suhtlen ise palju lasteaedadega ja pigem on probleem selles, et need murekohad, mis seal välja tulevad, siis nende jaoks, nende likvideerimiseks lihtsalt ei ole finantsvõimalusi. Aga minu teine küsimus puudutab Euroopa Liidu vahendeid, et väga õige, need on ühed võimalused, kuidas sellesse valdkonda lisaraha tuua. Sa mainisid, et Euroopa Liidu vahenditest saaks taodelda toetust nende ekspertiiside läbiviimiseks, et äkki sa tooks näite konkreetselt, et millisest meetmest ja kas sa oled ka kursis sellega, et kui kaugel on ettevalmistused või Tallinna plaanid ses osas, mis puudutab järgmist perioodi ja lasteaedade ehk siis uute lasteaiakohtade loomest, näiteks renoveerimise näol, et kas juba arutatakse midagi ja on mingeid plaane ette nägevalt? Aitäh! Su viimasele küsimusele vastata, et ei ole kursis veel. Teises poolt on see, et mis puudutab Euroopa struktuurfonde, siis järgmise perioodi fondid on ju erinevad nendest, mis me oleme juba ära kulutanud, selle perioodi omad. Ja nii palju kui mina tean, siis nad on väga palju suures osas just suunatud hariduse peale. Ehk siis kaasa arvatud ka haridus üldsüsteemi nii ehitusliku poole pealt. Ja see on üks võimalus, mida tegelikult praegu linnavalitsus ütles koheselt eitava vastuse oma siis otsuses ja ta isegi kaalunud seda, et me võiksime ju aja maha võtta ja hakata tegelikult tööga pihta ja just sealt esimene aste on see, et uurida, siis panna paika prioriteedid, intervallid ja siis vastavalt sellele ka riigihanked välja kuulutada. Aitäh! Aitäh, rohkem küsimusi ei ole. Muudatusettepanek. Ole hea. Kaasettekande teeb haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Maris Sild, palun. Aitäh! Hea linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon arutas siis antud küsimust 10. septembril toimunud koosolekul, küll aga ei arutanud me antud muudatusettepanekuid, et selle seisukohta ei oska komisjoni poolselt öelda. Aga hääletamistulemusega 1 poolt, 12 vastu, erapooletuid ei olnud, otsustati eelnõud mitte toetada. Aitäh! Nii, aitäh, küsimusi teile ei ole. Veel kord tänan, avan läbirääkimised. Palun kolleeg Õnne Pillak kõne puldist. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head linnavalitsuse liikmeid, kui ma näen veel siin, näen Eha Võrk on olemas, lugupeetud linnavalitsuse liikmed ja kolleegid. Ekspertiisid lasteaedades on äärmiselt oluline ja minu teada tegelikult linn jooksvalt teeb ka neid. Et
et see informatsioon, et päris ükskõik on ja midagi ei tehta, see päris nii ei ole. Kuid ma tulin siia praegu selleks, et rääkida hoopis nendest samadest Euroopa Liidu vahenditest uuel perioodil. Jah, suuresti järgmisel perioodil on lasteaiad tähelepanu keskpunktis. Eelkõige, mis puudutab siis uute lasteaiakohtade loomist, aga mitte ainult uute majade ehitamist, vaid ka olemasolevate hoonete ümberehitamist, renoveerimist lasteaedadeks. Ma tean seda, et tegelikult juba kuskil koridorides, kabinettides arutatakse nimekirjasid, millised linnaosad võiksid sellest meetmest raha saada. Ja sellega seoses on minul küll linnavalitsusele ettepanek, et ma mõistan ka järgnevatel aastatel, vaatame 2015, vaatame 2017 on valimised tulemas. Ja tihtipeale me oleme ju näinud päris elus, et tänu sellele rahajagamisotsused tehakse mitte niivõrd nõudluse järgi või mitte niivõrd objektiivselt kui subjektiivselt enda valimispiirkonda arvestades. Ma üldse ei kritiseeri seda siin, ma saan nagu sellest aru, miks need asjad on nii käinud. Kuid lasteaiakohtade puudus täna on teema, mida minu meelest ei peaks lahendama selle järgi, et kes kuskil kandideerib. Tegelikult peaks vaatama ikkagi seda, mis on reaalne nõudlus nendes linnaosades koha peal. Mis on kasu sellest, kui me ehitame uue lasteaia näiteks Lasnamäele, kui samas on Nõmmel või Pirital väga suur lasteaiakohtade puudus. Need vanemad ju tahavad oma lapsi panna enda kodu lähedale lasteaeda, mitte lihtsalt piirduda Tallinna linnaga. Nad ei taha viia kuhugile teise linna otsa oma last lasteaeda. See on lapsevanemana palju tülikam, lapsele palju tülikam ja võtab palju rohkem ka aega. Seega minu ettepanek on, et kui me hakkame siin otsustama, ja ma just ütlen meie, sest tegelikult ju otsused Tallinna linnas teeb volikogu, mitte linnavalitsus teeb volikogule ettepanekud, siis ma tõesti panen linnavalitsuse liikmetele südamele, et teeks selle investeeringute plaani, sellise kaasava plaani, et küsiks ka volikogu liikmetelt, opositsioonist, Keskerakonna enda fraktsioonist, mis on need linnaosad, mis vajavad kõige rohkem uusi lasteaiakohti. Kas on olemas neid võimalusi, kuidas olemasolevaid hooneid lasteaedadeks ümber ehitada, sest alati ei ole kõige mõistlikum lihtsalt uus maja püsti panna. Et küsiks inimeste käest arvamust, vaataks reaalset vajadust, mitte ärme lahmi lihtsalt sisetunde ja oma kasu eesmärgil. Aitäh! Aitäh. Kolleeg Anto Liivat kõnepuldist, palun. Aitäh, hea juhataja, auväärt volinikud, linnavalitsuskülalised. Ma arvan, et nii Lauril kui ka Õnnel on õigus ja mina tulin siia pulti, et jätkata mõttearendust nende samade struktuurivahendite teemal. Vaadates linna eelarvestrateegiat aastateks 2015 kuni 2018 kavandab Tallinna linn nendel aastatel kasutada välistoetusi kokku 88 miljoni euro ulatuses. Sellest 88 miljonist eurost plaanitakse investeerimistegevuseks kulutada 81 miljonit eurot. Nüüd ma usun, et kõik volinikud on tähelepanelikult lugenud linna eelarvestrateegiat ja muuhulgas näinud seal ka üsna ausat ja otsekohest lauset. Hea juhataja, kas tohib paluda vaikust saalis? Väga õige märkus. Palun saal vaikust. Aitäh. Aitüma. Ja see üsna otsekohene ja aus lause linna eelarvestrateegias kõlab järgmiselt. Tsiteerin. Suure amortisatsioonikulu tõttu on linna eelarve tulem olnud igal aastal negatiivne, mis selgitab ka asjaolu, et linnal ei ole tegelikkuses piisavalt omavahendeid tegeliku investeerimisvajaduse katmiseks.
Maakeeli tähendab see siis seda, et linnal ei pruugi jätkuda vahendeid selleks, et Euroopa Liidu struktuurivahendite ressursse või raha uuel perioodil piisaval või maksimaalsel võimalikul määral kasutusele võtta. Samas, kui me vaatame neid prognoose, mida linnaeelarve strateegia välja toob, siis me näeme, et kui 2014. aastal kaasati välisvahendeid 1,1 miljonit eurot, siis järgmisel aastal on plaanis kasutada Euroopa Liidu raha 7 miljoni euro ulatuses. Kui linnal oma vahendeid ei ole, siis järelikult tuleb laenu võtta või müüa linnavara, mida me oleme täna siin juba arutanud. Eeldan, et linnavara suures ulatuses müüa ei ole plaanis ja pigem võetakse laenu. Laenu aga üllataval kombel on linnal plaanis 2015. aastal võtta hoopis 8 miljonit eurot vähem kui 2014. aastal. Ometigi kavatsetakse Euroopa Liidu struktuurivahendeid kasutusele võtta 7 korda enam. Veel kummastavam on pilt aga siis, kui me vaatame prognoose 2016. aastaks. 2016. aastal plaanib Tallinna linn investeerimistegevuseks kasutada välistoetust 24 miljonit eurot, aga laenata ainult 25 miljonit eurot. Tuletan meelde, et 2014. aastal laenati 30 miljonit eurot ja välisvahendeid võeti kasutusele 1 miljoni euro ulatuses. Head volinikud, me hakkame õige pea arutama lisaeelarvet käesolevaks aastaks ja mõne aja pärast hakkame arutama linna 2015. aasta eelarvet. Ma palun teil kas või selleks, et lasteaia kohtade probleem saaks Euroopa Liidu vahendeid kasutades lahendatud, süüvida linna eelarvestrateegiasse ja süüvida üsna tõsiselt ka linna järgmise aasta eelarvesse. Ja kui tarvis, siis aidata koos minuga juhtida linnavalitsuse tähelepanu vajadusele pidada lubadust, mille nad ise on meile linna eelarvestrateegiat kirjutades andnud, ehk siis järgmisel Euroopa Liidu finantsperioodil on Tallinna linnal kavas oma investeerimistegevuse elluviimisel eelkõige kaasata maksimaalses võimalikus mahus Euroopa Liidu rahastust, tagades vastavate investeeringute linnapoolne omafinantseerimine. Ma ootan varem või hiljem, aga hiljemalt linna eelarve menetlemise käigus linnavalitsuselt adekvaatset ja realistlikku plaani selle kohta, kuidas ja mille arvelt linna eelarves ikkagi leitakse järgmisel 3-4 aastal linna omavahendid selleks, et Euroopa Liidu raha kasutada. Aitäh! Aitäh, rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised, vaatame läbi muudatusettepanekud. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon on teinud oma eelnõusse muudatuse ja loen selle ette. Muuta otsuse eelnõu punkti 1, teha Tallinna linnavalitsusele ülesandeks viia läbi erapooletu ehitusekspertiis kõikides Tallinna munitsipaallasteaedades hiljemalt 2014. aasta oktoobriks, vajadusel korraldab riigihanke ekspertiisi teostaja leidmiseks ja sõnastada see järgmiselt. Teha Tallinna linnavalitsusele ülesandeks viia läbi erapooletu ehitusekspertiis kõikides Tallinna munitsipaallasteaedades hiljemalt 2015. aasta detsembriks, vajadusel korraldab riigihanke ehitusekspertiisi teostaja leidmiseks. See oli muudatusettepanek, kas keegi soovib seda hääletada? Hääletada, jah. Palun, võtame seisukoha ja hääletame seda muudatusettepanekut.
häältega poolt 14, vastu 37 ei leidnud muudatusettepanek toetust. Ja nüüd panen teie ette tervikuna eelnõu hääletamisele. Palun teid võtta seisukoht. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele ehitusekspertiisi läbiviimiseks kõikides Tallinna munitsipaallasteaedades. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 16, vastu 38 ei leidnud eelnõu toetust. Ja mul on ettepanek, et võtame läbi ka viimase punkti. Kui keegi vastu ei vaidle, siis me praegu vaheaega ei tee. Aitäh, kõik olid nõus. Ja nüüd Mustamäe sotsiaalkeskuse nimetuse muutmine. Ettekandja on Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda, palun. Aitäh. Austatud volikogu liikmed, austatud volikogu aseesimees. Käesoleva otsuse eelnõuga soovitakse nimetada Mustamäe linnaosa valitsuse hallatav asutus Mustamäe sotsiaalkeskus ümber Mustamäe päevakeskuseks. Uue nimetuse andmise tingiva vajaduse viia nimetus kooskõlla asutuse uue tegevuskontseptsiooniga ja viidata teenuste kasutajate laienevale sihtgrupile. Samuti kogukonna soov Mustamäe elanikel saadu tagasiside kohaselt mõjub asutuse praegu nimi eksitavalt. Mustamäe sotsiaalkeskus, loodetavasti õige pea uue nimega Mustamäe päevakeskus, tähistab 2015. aastal 10. märtsil juba oma 20. sünnipäeva. Huvitav on siin juures muide see, et päevakeskus ei olegi nimega üldse uus, kui keskus märtsis 1995. aastal linnavalitsuse otsusega siis tema nimetuseks oli Mustamäe vanurite päevakeskus. Nii et tänane nimevahetus on pigem pöördumine vana hea juurde tagasi. Väikese nööndusega küll sõna vanurite ei sobi meie keskus iseloomust enam ei sisult ega vormilt, sest meie sotsiaalkeskuses käib tõsiselt tegus ja aktiivne elu hoiakuga seltskond. Vanuriteks klassikalises mõttes on asi ka väga-väga kaugel. Just sellest lähtusime ka nime valikul, kuna Mustamäe sotsiaalkeskuses ei tööta sugugi vaid hoolekandeasutusena, siis on oluline, et uuest nimest lähtuks laiem sihtgrupp. Kindlasti laiendab nime muudatus veelgi inimeste ringi, kes on meie majja tee leidnud. Mõnevõrra muutuvad lahtiolekuajad, asutus hakkab töötama ka ilmselt nädalavahetusel, rikastub ka elanike pakutavad teenuste maht ja huviringide diapasoon. Mustamäe sotsiaalkeskuse nime muutmine on Mustamäe elanike ja ka tänaste sotsiaaltöötajate, samuti keskuse töötajate tõsine soov, mida üksmeelselt toetas ka Mustamäe halduskogu oma 16. septembri koosolekul. Palume eelnõud toetada Tallinna volikogu liikmetel. Aitäh, kas on küsimusi? Veel kord tänan, küsimusi ei ole. Kaasettekande teeb Sotsiaal- ja Tervishoiukomisjoni aseesimees Niina Svetnik, palun. Lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud volinikud, Sotsiaal- ja Tervishoiukomisjon arutas antud küsimust 24. septembril ja otsustati häälte tulemustega 7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh, paistab, et ka teile ei ole volinikel küsimusi. Veel kord tänan, avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna võtta. Sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja panen teie ette otsustamiseks Mustamäe sotsiaalkeskuse nimetuse muutmine. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Aitäh. Poolt 46, vastu 0, erapooletuid 1 on eelnõu vastu võetud. Head kolleegid, kuna arupärimised kas lükati edasi või võeti
loeti vastatuks, siis arupärimisi ei ole ja kuna sõnavõttu ja kõnesoove ka ei ole, siis kuulutan tänase istungi lõppenuks. Aitäh teile kõigile!